Kõigi meeles mõlguv küsimus on, kas sõda Iraaniga on läbi? Ja kui on, kas see oli edukas? Sukeldume sellesse küsimusse põhjalikult. Liituge minuga põnevale arutelule kolonelleitnant Jonatan Kondrikosega, kes on FTD vanemteadur ja endine Iisraeli kaitseväe pressiesindaja. See on küsimus, mis kõigil mõttes on, ja täna hakkame seda True Eastis lahkama. Jonatan, hea meel sind tagasi näha. Shalom Don, rõõm siin olla. Vaid mõned tunnid tagasi ütles president Trump, et Iraaniga on saavutatud suur edasiminek täieliku ja lõpliku kokkuleppe suunas, mille eesmärk on selle konflikti lõpetamine. Seega tahan ma teile ühe küsimuse esitada. Ma arvan, et see on kõigil mõttes. Kas see on läbi? Lühike vastus oleks ei, ma ei arva nii, sest ma arvan, et meie Ameerika liitlastel on sügav arusaamatus selle psüühika osas. Mida tähendab šiitide vastupanu? Milles seisneb Iraani režiim ja mida on vaja selleks, et neid tõeliselt põlvili suruda? Ning kas see on üldse võimalik? Ja ma arvan, et ameeriklased on teinud palju asju õigesti. Ma arvan, et Trumpi administratsioon on olnud väga keskendunud sellele, et öelda iraanlastele ja regioonile, teil ei saa olema tuumarelvi. Ja president on selles osas olnud väga järjekindel. USA on võtnud Iraani režiimi vastu väga tõhusaid majanduslikke ja sõjalisi meetmeid ning need teevad neile tõesti haiget. Aga minu arvates on veel väga pikk tee minna sellest kannatusest ja survest, mida ameeriklased Iraanile avaldavad. Alates tõhusast majanduslikust blokaadist kuni selle tegeliku lõpetamiseni. Ja selleks, et iraanlased tõhusalt, nagu president Trump on öelnud, annaksid alla või ütleksid, et me alistume ja võtame vastu need tingimused, mida president Trump on esitanud, mida nad peavad tegema, mis tähendab, et Iraanis ei toimu rikastamist ja nad loobuvad oma tuumarelvaprogrammist igaveseks. Selleks, et Iraani režiim sellisesse olukorda viia, arvan, et on vaja palju rohkem survet, mõjuvõimu ja survestamist. Sest Iraani režiimil on, ma ütleksin, kõrgem taluvuspiir kannatuste suhtes. Peamiselt sellepärast, et neid tegelikult ei huvita, mis riigiga, tsiviilelanikega juhtub või millised on pikaajalised tagajärjed. Ja samuti sellepärast, et kaotamine ja võitmine šiia kultuuris on erinev sellest, kuidas sina, mina, ameeriklased, iisraelased ja lääne inimesed võitmist ja kaotamist tajuvad. Kuidas nii? Nende jaoks, nende ajaloolises kontekstis, šiia usulistena, teiste islamiharude, aga ka teiste religioonide vastu. Kaotus, selge sõjaline kaotus võib tegelikult tunduda ajutise tagasilöögina või isegi võiduna. Ja kui vaadata šiia ajalugu, eriti Iraani šiia ajalugu, siis näete, et ajaloos on palju sündmusi, kus šiia usulised tegelikult lahinguväljal kaotasid. Aga nad väidavad, et see oli võit. Ja nad jutustasid võidulugusid, mis siis kinnistusid nende psüühikasse ja üldisesse eetosse kui kujundav võidusündmus. Isegi kui vaadata seda sõjalisest ja loogilisest vaatenurgast, oli see tegelikult kaotus. Ja ma arvan, et see on oluline teadmine. Seni on Ameerika tegevust palju kiidetud. Ma arvan, et meil on õnn olla selles ajas, kus me praegu oleme. Et näha, kuidas Ameerika president teeb seda, mida paljud tema eelkäijad, kõik tema eelkäijad ei suutnud teha. See tähendab näidata juhtimisvõimet, suutlikkust survet säilitada ja teha seda, mida on vaja teha, et ennetada tulevast ohtu USA-le ja piirkonnale ning loomulikult ka Iisraelile. Aga minu arvates näeme me endiselt teatavat vääritimõistmist selles, millega teisel poolel tegelikult tegu on, mis neid motiveerib ja mida tuleb teha, et nad tegelikult allkirjastaksid vajaliku kokkuleppe. Paljud inimesed ütlevad, et see ei ole loogiline, sest president Trump ütles isegi vaid mõned päevad tagasi, et mingit kokkulepet ei tule, kui Iraanis on rikastatud uraan. Ja nagu me teame, on Iraanis endiselt rikastatud uraani ja osa tuumaprogrammist. See on endiselt olemas. Nii et nad ütlevad, et ta teeb seda kas vahevalimiste pärast või, nagu keegi mulle täna ütles, tal lihtsalt ei ole südant seda lõpuni viia. Kas siin on veel mingi strateegia? Ma mõtlen, mis on tema tegevusplaan praegu peale lihtsalt taganemise?
ma arvan, et president Trump ostab sellega väga tõhusalt aega. Rääkides sisepoliitikast, turgudest, naftahindadest ja rahvusvahelisest survest. Ta ostab tõhusalt aega, andes endale rohkem aega, et majandussanktsioonid ja sõjaline surve avaldaksid Iraani režiimile suuremat mõju. Ma arvan, et see ongi tegelikult asja mõte, anda edasi, et on toimunud edasiminek, et iraanlased on tõepoolest tihedates, otsestes läbirääkimistes. Nad on pehmenemas ja valmis kokkulepet sõlmima. Aga siis iraanlased näitavad Twitteris välja hoopis vastupidist. Nad on väga karmid, palju macho juttu, palju karmust ja uhkust. Aga sa näed, et nende teod ei vasta tegelikult nende avaldustele. Nad on palju allpool seda piiri, mida nad väidavad end suutvad teha. Nad on teinud palju vähem. Nii et minu arvates avaldab president igal rindel survet, kasutades sõjaväge ja majandussanktsioone ning praegu käimasolevat vabaduse operatsiooni. See on surve. Ei lubata Iraani sadamatele ligipääsu. See on surve. Ja fakt, et iraanlased teavad, et kui nad olukorda eskaleerivad, saavad nad korralikult vastupäid. Kui nad eskaleerivad ja kui nad ründavad Ameerika laevu, kui nad teevad midagi olulisemat kui lihtsalt rünnata Araabia Ühendemiraate, nagu nad on näidanud, et nad on selleks võimelised. Aga nad on siin üsna tundlikus olukorras. Ja ma arvan, et president tahab aega võita, et režiimi vastu võetud meetmed avaldaksid suuremat mõju ja et nad tegelikult tuleksid ning sõlmiksid kokkuleppe. Ja, tead, me oleme siin varemgi olnud. Sina ja mina, me rääkisime JCPOA-st juba aastaid tagasi. Ma arvan, et meil mõlemal on arusaam, kui vigane see kokkulepe oli. Miks see oli vigane? Väga paljudel põhjustel, aga peamine põhjus oli see, et see andis Iraani režiimile seadusliku tee tuumapommini. See andis neile juurdepääsu rahale ja külmutusest vabastatud varadele. See andis neile juurdepääsu tehnoloogiale. See andis neile aega, mida nad vajasid, et toota või osta palju 10 000 ballistilisi rakette. Neil oleks olnud aega sobitada raketid ja tuumalõhkepead omavahel. Ja see oleks andnud neile lõpuks võimaluse seaduslikult tuumaläveni jõuda ning omada piisavalt kõrge rikastusastmega materjali, mida nad saaksid relvastada ja muuta tuumapommiks kokkuleppe lõppedes. Ja keegi poleks saanud väita, et iraanlased ei tegutsenud oma seaduslike õiguste piires. See oligi JCPOA, sellepärast oligi see nii vigane. Sellepärast ütlesid nii paljud iisraellased ja ameeriklased, et see pole hea kokkulepe. Sama ütlesid ka saudi-araablased ja paljud teised riigid ning Araabia Ühendemiraadid tõid Trumpi. Ma arvan, et kui Netanyahu läks kongressi ette ja seisis maailma ees ning ütles seda, siis see kinnistas tema suhte Trumpiga tänapäevani. Ma arvan, et Trump nägi seda ja ütles, vaadake, on üks inimene kogu maailmas, kes seisab kogu Ameerika ees, režiimis, mis ei ole Iisraeli suhtes eriti sõbralik ja seisab selle eest välja. Ja kui see ei juhtunud, siis ma arvan, et Trumpis süttis justkui mingi tuli. Jah, ma arvan, et me peame president Trumpile tunnustust andma selle eest, et ta on olnud Iraani küsimuses väga järjekindel. President Trump on olnud väga selge ja ta on seda järjekindlalt kogu aeg öelnud. Esiteks, oma esimesel ametiajal presidendina, kampaania ajal ja võimu üle võttes on ta olnud ülimalt selge. Ja on ainult kahetsusväärne, et Iraani režiim, islami revolutsiooniline kaardivägi, on teinud vea, arvates, et see president on nagu teised, kes ainult sõnades ütlevad, et oh jah, me ei saa lubada, et Iraanil oleks tuumarelvi. Ja seda on öelnud nii paljud presidendid ennegi, kuid nad ei teinud midagi. Aga president Trump on siin olnud väga järjekindel ja väga selge. Ja ma arvan, et seda olukorda, milles me oleme, oleks saanud ära hoida. Iraanlased oleksid võinud endale palju kannatusi säästa ja palju elusid oleks saanud päästa, kui nad oleksid vaid kuulanud ja mõistnud, et ei, nad ei pääse seekord läbi samade kiusamistaktikate ja samade läbirääkimistega. Muide, nad on väga osavad läbirääkimisi enda kasuks ära kasutama. Neil on väga osavad läbirääkijad. Neil on meeskond, ma ütleksin, maailma tasemel läbirääkijaid, kes on osavad, kogenud, nutikad, teavad täpselt, mida nad teevad ja kasutavad diplomaatilisi viivitusi maksimaalselt ära. Ja nad on seda teinud meistrilikult. Nüüd kohtuvad nad presidendiga, kes reageerib majanduslikule, poliitilisele ja meediasurvale teisiti. Ta paneb vastu ja suudab seda survet üleval hoida ning on järjekindel
kindel, millega nad pole varem kokku puutunud. Nii et Iraani süsteem on veidi korrast ära. Segadus, sest nad seisavad silmitsi vaenlase või vastasega, kes käitub teisiti, kui nad on harjunud ja sest nad on paljastatud. Nende sõjaline nõrkus on välja tulnud. Nende sisemine poliitiline nõrkus on välja tulnud. Nende korruptsioon ja Iraani ressursside, vee, elektri, nafta, infrastruktuuri halb haldamine on paljastatud ja kõigile nähtavaks tehtud. Aga võib-olla kõige alandavam on see, kui rängalt USA ja Iisrael on neid tabanud. Tead, see viib mind ühe küsimuseni. Me räägime läbirääkimistest. Nende läbirääkimisi juhib Abbas Araghchi. Ja siin on suur küsimus. Kui president Trump helistab Iraani, siis kes vastab telefonile? Õige, kes see siis on? Mõned ütlevad, et see on Abbas Araghchi. Mõned ütlevad, et see on Mujtaba Khamenei poeg, kes pärast seda lööki tegelikult juhib ja mis Iraanis praegu kohapeal toimub, eriti juhtkonna tasandil. Enne kui me Iraani rahvani jõuame, ei tea ma, kas meil on üldse aimu, kes seal tegelikult telefonile vastab, ehk kes on peamised otsustajad. Ma arvan, et me peaksime oma hinnangutes olema ettevaatlikud, sest on tõesti raske teada, mis Iraanis tegelikult toimub. Ma ütleksin, et olukorda katab üsna märkimisväärne sõjaudu. On ebaselge, kes tegelikult juhib, kes on esimesel ja kes teisel positsioonil. See pole selge. Aga ma ütleksin, et enamik sellest, mida me näeme Iraani otsuste tegemise ja Iraani tegevuste osas, annab meile aimu või paneb meid uskuma, et need, kes juhivad, on kõva käega fraktsioon ja põhimõtteliselt Iraani revolutsiooniline kaardivägi, mõned kindralid, kes on võimul. Nad kasutavad oma eraldi käsuliini, mis on kõigest muust väljaspool, nemad otsustavad, kelle pihta rakette tulistada ja mida teha. Rahvusvahelised kaubalalad, Araabia Ühendemiraadid, naftarajatised Araabia Ühendemiraatides, Ameerika laevade vastu, nemad on need, kes neid otsuseid teevad. Harudane pilguheit Iraani süsteemi näiliku segaduse kohta oli siis, kui Pezeshkian, Iraani president, säutsus oma nördimust selle üle, et Iraan oli rünnanud Araabia Ühendemiraate. Kus ta ütles, teate, see polnud meie tegu ja see polnud tegelikult see, mida me soovisime teha. Ja see pole esimene kord, kui teine mees või mees, keda väidetavalt peetakse teiseks võimulolijaks, seal on riigipea, keda nimetatakse niinimetatud kõrgeimaks juhiks Mujtaba Khamenei, kelle poeg on kes? Me ei tea täpselt, kui tõhus ta on või milline kontroll tal tegelikult sündmuste üle on. On teateid, mida ma ei saa kinnitada, et ta on täiesti eraldatud ja et teda kontrollib tegelikult Iraani revolutsiooni kaardivägi. Ja nad kasutavad lihtsalt tema ametikoha võimalusi ja võimu, et jätkata poliitikaga, mida nad õigeks peavad. See on üsna valdav hinnang enamikus neis ringkondades, mida olen jälginud. Aga siis on teil Pezeshkian, kes võib-olla esindab teistsugust Iraani poliitikat. Võib-olla mõõdukam. Jällegi, mõõdukus on naljakas sõna. Jah, see on naljakas sõna. Ja ma arvan, et me peaksime alati olema väga ettevaatlikud, kui kasutame sõna mõõdukas või selle erinevaid vorme Iraani ametivõimude puhul. Nad on osa režiimist, mis on iraanlasi tapnud, Iraani rahvast rõhunud, terrorismi rahastanud ja loonud ebastabiilsust kogu Lähis-Idas. Nii et kui Pezeshkian räägib mõõdukusest, siis ma suhtun sellesse väga skeptiliselt. Aga kokkuvõttes vaatleme siin süsteemi, mis näib olevat teatud segaduses kõrgemal strateegilisel tasandil, mida edasi teha ja kuhu asjadega liikuda. Kuid kui ma analüüsin, mida nad teevad sõjalisel tasandil, näen ma toimivat sõjalist süsteemi. Ma näen, et keegi annab käske, tõenäoliselt Teheranis, ja käske täidetakse lahinguväljal Hormuzis või mujal. Ma näen, et antakse käske, lastakse rakette, saadetakse teile droone. Selleks, et see juhtuks, peab sul olema toimiv luureandmete kogumise süsteem. Sul peavad olema sidevahendid, logistika ja jõud, mis on võimelised käske täitma. See kõik on endiselt olemas. Nii et kui ameeriklased ja mõned Iisraeli poliitikud räägivad Iraani täielikust kaosest, siis see ei ole tegelikult täpne. Siil on toimiv sõjaline süsteem, mis on küll nõrgenenud ja väiksemate ning kulunumate hammastega kui varem, kuid see töötab endiselt. Jah, see on nagu pilt, kui sa astud sipelga pesale ja äkitselt purustad selle keskme, siis näed, kuidas sipelgad jooksevad igas suunas laiali.
Tundub, nagu Iraan oleks lõksu seatud. Ma mõtlen, et seni, kuni nad olid tsentraliseeritud, suutsid Iisrael ja USA selle keskme minutitega hävitada. Ja nüüd on nad detsentraliseerunud. Nüüd on neid palju raskem peatada. Nii et minu küsimus on, kui meil on Iraani revolutsiooni kaardiväe komandurid, kes annavad käske, kindralid Hormuzi ääres, siis kõik, mida neil vaja on relvad, mida nad tõenäoliselt on juba varunud, et ähvardada maailma suurimaid laevateid kogu maailmas. Nii et kui võitlus peaks jätkuma, siis mis sa arvad, milline saab olema Ameerika Ühendriikide strateegia selle lahendamiseks, mis on väga keeruline, detsentraliseeritud ja mõneti autonoomne oht, mis võib sisuliselt kogu maailma halvatuks lüüa? Jah, see on hea küsimus. Ma arvan, et just seda tahavadki meie vaatajad kõige rohkem kuulda. Mis saab edasi? Ja kui me läheme tagasi võitluse juurde, kui iraanlased otsustavad sõjalise eskalatsiooni kaudu püüda end vabastada ameeriklaste poolt Iraanile avaldatavast survest, siis on võimalus, et nad püüavad kasutada kineetilisi meetodeid. Nad tuvastasid, mis minu arvates nende meelest on kõige nõrgem lüli, Araabia Ühendemiraadid, ja ründasid nende naftavarusid Fujeiras ja veel mõnes teises kohas. Araabia Ühendemiraadid on end üsna hästi kaitsnud, kuid siiski on kahju tekkinud. Kui iraanlased üritavad sellest kaugemale minna, siis tõenäoliselt järgneb sellele Ameerika vastus. Kui sa kaarti vaatad, palusin kontrollil siia kaardi ette tuua. Kas sa saad selgitada, kus Hormuzi väina ääres see toimuks, kui piirkonnas on USA väed? Jah, ma mõtlen. Meil on USA väed isegi väljaspool seda kaarti, aga siin näeme lääne osa tegelikult kaardi paremal poolel, kus on kirjas AÜE, just selle kohal. See on Hormuzi väina tipp. Ja siis loomulikult on meil siin piirkonna nafta ja gaasi taristu peamine sõlmpunkt. Loomulikult Katar, Araabia Ühendemiraadid, Saudi Araabia, Kuveit, aga mitte värviliselt. Siin on Iraani naftarajatised Khadži saarel, mis asub Pärsia lahe ehk Araabia lahe põhjaosas. Nii et siin näeme olemasolevat nafta- ja gaasitaristut, mida tõenäoliselt rünnatakse. Väga tõenäoliselt sihiksid seda iraanlased. Sest kui me vaatame Iraani võimalusi siin, seda, mis neil käepärast on, mida neil oli enne sõja algust ja mis neil praegu on, nii et nad on rünnanud nafta- ja gaasitaristut üle kogu Lähis-Ida. Nad on rünnanud tsiviiltaristut Iisraelis. Nad on püüdnud rünnata nafta, gaasi ja elektritaristut Iisraelis. Nad on rünnanud sõjalist taristut. Nad on rünnanud torujuheteks. Neil on torujuhe, mis töötab, mingil määral töötab. Jah, on küll. Nii palju, kui mina tean, töötab see praegu. Nad ründasid seda, ma arvan, et see oli 3,5, peaaegu 4 nädalat tagasi. Nii palju, kui mina tean, on see vähemalt piisaval tasemel parandatud, et võimaldada läbivoolu. Ja kõik see, mida me siin näeme, ja täiendav infrastruktuur, mis on seotud nafta ja gaasiga, rafineerimistehased, ladustamisdepoode, kõik muu, mis on osa väga tundlikust ja ülimalt kallist infrastruktuurist, mis olemas on, tõenäoliselt saab see olema Iraani sihtmärk. Ja ma arvan, et me peaksime eeldama, et neil on piisavalt head luureinfot. See ei ole üllatusmissioon, neil on olnud palju aega selleks valmistuda. Ja ma olen kindel, et iraanlastel on enamik neist asjadest juba oma sihtmärkide nimekirjas. Nii et see on tõenäoliselt, ma arvan, et on väga tõenäoline, et iraanlased võtavad selle sihikule. Küsimus on, kas nad suudavad hutidele öelda, et nad kasutaksid tegelikult teist viimse päeva vahendit, mis neil on, ja see oleks viimane, mis neil veel alles on, ning see on proovida sulgeda mereliiklus Bab el-Mandebi väinas, mis ühendab Jeemenit ja Aafrika sarve, Somaaliat, Eritread ja seda piirkonda. Seda on huvitav näha, sest siiani põhjustel, mis on mulle ja enamikele inimestele endiselt teadmata, ütleksin ma, on nad kas otsustanud seda mitte teha või pole nad suutnud seda teha. Ja see on suur küsimus, kas nad suudavad seda tulevikus teha või mitte. Kui nad seda teevad, siis see kujutab endast olulist ohtu rahvusvahelisele laevandusele ja see suurendab survet nafta ekspordile. Ma ütleksin, et igal juhul on mereliikluse maht Bab el-Mandebi väinapiirkonnas ja Suessi kanalis selle tagajärjel oluliselt vähenenud. Enamik sellest liigub turvalisuse huvides ümber Aafrika, aga siiski see oleks oluline. Nii et see on veel üks asi, nafta ja gaasi sihtimine. Teiseks püütakse sulgeda Bab el-Mandebi väina ja ilmselt püüda tekitada kahju väiksematele, nõrgematele laheäärsetele riikidele.
ma eeldan, et nad püüavad rünnata ka Iisraeli, kuigi see pole iraanlaste jaoks õnneks seni edukas olnud. Neil pole oma pingutuste kohta eriti midagi ette näidata, hoolimata tohutust hulgast droonidest ja rakettidest, mida nad on välja lasknud. Ja sellele vastuseks võivad USA ja Iisrael otsustada esimest korda piirangud kõrvale heita. Sest mõlemad riigid on seni poliitika ja otsuse tõttu tegutsenud vaos hoitud. Kuidas see välja näeks, Jonathan? Vähemalt 16 000 laskemoona on Iraani peale juba visatud. Paljude inimeste jaoks see ei paista nii. Kindlasti välismaailmale, aga kuidas see välja näeks? Nii et seni on rünnatud ainult korralikke sõjalisi sihtmärke, mis on üksnes sõjalise otstarbega. Seega ei ole rünnatud kaheotstarbelisi sihtmärke või on neid väga vähe rünnatud. Peaaegu kogu Iraani energia, transpordi, side, vee ja teede infrastruktuur on puutumata. See on poliitika ja otsuse küsimus, sest lõppeesmärk on muidugi tagada Iraani rahvale hea tulevik. Nende infrastruktuuri hävitamine muudaks Iraani rahval palju raskemaks lõpuks olukorrast välja tulla, oma riik tagasi saada ja jõukas tulevik saavutada. See on ilmselt peamine põhjus, miks USA ja Iisrael seda alguses ei teinud. See ilmselt muutub nüüd. Ja ma arvan, et on palju infrastruktuuri, mis teenindab Iraani revolutsioonilist kaardiväge ja toetab selle logistikat. See on osa juhtimisest ja kontrollist, logistikast, varustamisest või muudest tegevustest, mis hõlbustavad Iraani sõjategevust. Neid võetakse sihikule. Veel üks asi, ja sa mainisid seda juba varem, Iraani revolutsioonilise kaardiväe juhtkond. Ma arvan, et ma ei üllata kedagi ja kui nad Iraani revolutsioonilise kaardiväe juhtkonda jälgivad, siis ma ei usu, et nad võtavad seda teadmiseks ainult sellepärast, et me sellest räägime. Aga kõik osapooled, CIA, Mossad, Iisraeli õhuvägi, Ameerika õhuvägi teevad märkimisväärseid jõupingutusi, et neid sihtida. Ja kõrvaldada Iraani juhtkonna 3. põlvkond. Vähem kui 2 või 3 kuu jooksul, mis on oluline. Ja see jätkub. Ma arvan, et praegu tehakse tohutult intensiivset luuretööd. USA ja Iisrael püüavad kiiresti saavutada piisavalt head olukorra teadlikkust ja loodetavasti suudavad nad teatud eduga seda korrata. Sõja avapauk, kui Khamenei ja umbes 40 teist kõrget Iraani juhti kõrvaldati. Nii et juhid, infrastruktuur ja loomulikult Hormuzi väin. Ma ütleksin, et see on eraldi teema, sest seda ei saa piirata ainult õhurünnakutega. Sion. See on jõud, mis peab olema ühendatud õhu-, maa- ja meretegevuses ning loomulikult elektroonilises sõjapidamises ja spektrioperatsioonides ja muidugi ulatuslikus luures. See on sõjaline operatsioon, mida CENTCOM suudab läbi viia ja milleks nad on juba mõnda aega valmistunud. Neil on luureandmed olemas. Nad teavad, mida tuleb teha, aga see on missioon, mis vajab presidendi korraldust ja kedagi, kes ütleks, minge, tehke ära, avage Hormuzi väin ja veenduge, et iraanlastel ei oleks enam võimalust rahvusvahelist liiklust takistada. See tähendab, et Ameerika peab olema valmis võimalike inimkaotuste tavajärgedega silmitsi seisma, kuigi loomulikult loodame kõik, et need jäävad väikeseks ja ebaoluliseks. Aga kui vaadata seda sõjalisest vaatenurgast, siis Hormuzi väina avamine jõuga on missioon, mis tõenäoliselt saab olema keeruline. Minu teada tehtud hinnangute järgi võtab selle teostamine 2 nädalat aega. Aga nagu iga teise missiooni puhul selles piirkonnas, on Ameerikal olemas tulejõud, luureandmed ja logistika, et see ära teha. See on lihtsalt valiku küsimus, kas seda teha või mitte. Sel nädalal, isegi taas, selle nädala jooksul, enne kui president Trump ütles, et kokkuleppe suunas on tehtud suuri edusamme, oli üks eelmistest Truth Sociali kommentaaridest, et kui võitlus uuesti puhkeb, võtab see umbes 3 nädalat aega. Samal ajal tegi sõjaminister Pete Hegseth kommentaare, öeldes, et kui ma ei eksi, siis umbes nii, et USA-l ei ole vaja saata maismaajõude, et võtta kontrolli alla Hormuzi. Nii et jällegi, see võib olla lihtsalt suitsukatte ja peeglid, rohkem segaduse tekitamine, et kala püüdmiseks vett sogaseks ajada.
mida sa neist arvad? Sest tundub, nagu sa ütlesid, et ilma geneetilise vastuseta ei saa sa teada, mis tegelikult toimub. Jah, ma mõtlen, Hormuzi väin on minu arusaamist mööda keeruline sõjaline väljakutse. Iraanlased on end sinna hästi sisse seadnud. Nad on rajanud infrastruktuuri mägisesse piirkonda rannikualale, mis asub Hormuzi väina lähedal. Neil on seal tõhusad tulepositsioonid, raketilaskekohad, mis on kaevatud ja peidetud koopasüsteemidesse, mille väljapääsud asuvad miilide kaugusel ja mida on raske avastada. Ja minu sõjalise vaatenurga järgi on see missioon, mis vajab üksusi koha peal. See vajab kas eriüksusi, rangereid, merejalaväelasi või mõnda muud üksust, kes suudab kas õhust dessanti teha või merelt maabuda, et võtta üle teatud olulised piirkonnad. Ma ei usu, et see on missioon, mida saab teha ainult õhust või merelt. Kui USA tõesti tahab olla väga kindel, et iraanlastel ei oleks mingit võimalust rünnata ühtegi laeva selles piirkonnas, mida nad tõenäoliselt ka proovivad teha. Selleks, et väinad oleksid tõesti avatud, peavad need olema piisavalt turvalised. Mitte selleks, et sõjalaev saaks läbida elektroonilise sõjapidamise süsteemide ja segajatega, vaid selleks, et relvastamata aeglaselt liikuv hiiglaslik kaubalaev saaks seda teha. Ja kindlustusandjad peavad end piisavalt turvaliselt tundma, et seda teha. See saabki lõpuks olema mõõdupuks. Nii et kui sa tõesti tahad selle avada ja kavatsed seda teha geneetiliselt, siis see nõuab pingutust. Aga jällegi, USA'l on selleks võimekus olemas. Ja ma arvan, et nad ei tee seda üksi. Kui nad otsustavad seda teha, siis ma arvan, et Iisrael osaleb selles elektroonilise sõjapidamise, õhurünnakute, luureandmete kogumise ja võib-olla ka muude vahenditega. Nii et Pete Häkset taaskord sõjaministrilt küsiti sel nädalal varem USA ja Iisraeli kohta. Kas meie eesmärgid on kooskõlas? Ja ma ei tea, kas see oli see inimene, kes seda küsis, sest ta teadis, et USA kavatseb teha nii avaliku avalduse, mis oli tulemas. Aga Pete Häkset ütles, et Iisraelil ja USA'l võivad olla veidi erinevad eesmärgid, kuid rooli hoiab ainult üks osapool. Nii et ma arvan, et siin on kaks huvitavat osa. Üks on see, et meie eesmärgid võivad olla veidi erinevad. Ja teine on selgelt see, et vähemalt nende vaatenurgast juhib ainult üks inimene. Ma ei tea, kas Iisrael sellega pikaajaliselt täpselt nõustub, võib-olla lühiajaliselt. Aga mis laadi erinevaid eesmärke sa siin tajud? Ja kas Iisrael muutub veidi närviliseks? Olen seda algusest peale öelnud, ma arvan, et Iisraelil on, meil on oma huvid mängus. Ameeriklastel on strateegiline hoiak, vale kuvandi probleemid ja nende vaatenurk on võimukonkurents Hiinaga ning nende võime domineerida piirkonnas, naftaturud, juurdepääs ressurssidele ja nii edasi. Iisraeli jaoks on meie vaatenurk see, et see on elu ja surma küsimus. See on Iisraeli võime jätkuvalt eksisteerida, end kaitsta ja võimaldada oma kodanikel elada normaalset ja turvalist elu. Nii et loomulikult on siin erinev vaatenurk ja loomulikult ei pruugi see, mis on USA jaoks lõpptulemuste mõttes piisav, olla see, mille poole Iisrael püüdleb. Ma arvan, et meie püüdlused riigina, mis on olnud Iraani agressiooni sihtmärgiks nii kaua aega, olgu selleks otsene Iraani agressioon, Hezbollah, Hamas, Islami džihaad, huutid, Iraani käsilased Iraagis või Süürias või kõik eelmainitu kokku. Meie seisukoht on palju enam, saame sellest režiimist lahti, sest see on nii palju kurja teinud. See on piirkonnas nii destabiliseeriv tegur. See on midagi, millel on selge fookus ja ametlik eesmärk – hävitada Iisraeli riik. Nii et jah, ma arvan, et siin on lõhe selle vahel, mida Iisrael lõpuks teha soovib ja see on režiimi kukutamine. Ja vabastada end, meid ja kogu piirkonda kõige suuremast, destabiliseerivast ja ähvardavast tegurist, Iraani režiimist. Samas kui USA tõenäoliselt võib leppida olemasoleva režiimiga, mis on nõrgestatud, allutatud ja ilma tuumavõimekuseta ja mis on sunnitud läbirääkimistele tulema ning allkirjastama, et nad ei rikasta uraani ning annavad rikastatud materjali ära. Mis on tõenäoliselt piisav, et ameeriklased saaksid öelda, olgu ülesanne täidetud ja nad saaksid seda teha üsna mõjuva õigustusega.
ma ei usu, et Iisraelis või piirkonnas oleks kellelgi kahtlust, kes otsuseid teeb. Ma arvan, et on üsna selge, et president Trump teeb otsuseid. On palju asju, mis on siiani juhtunud ja mis Iisraelile ei meeldi. Ja ma arvan, et Iisrael oleks tahtnud, et asjad oleksid teisiti. Aga siin on oma hierarhia ja USA on juhtpositsioonil. USA on ülemaailmne suurriik. Ja kõik need inimesed, kes väidavad, et saba liputab koera, ei saa üldse aru jõudude tasakaalust. Jõudude tasakaalust USA ja Iisraeli vahel. Ja ma võin tuua palju näiteid selle kohta, kuidas Iisraeli sunnitakse tagasi hoidma ja piirama oma sõjalisi operatsioone ning survet oma vaenlastele, sest USA-l on teised prioriteedid. Iisrael peatati enne, kui ta sai Hamasi lõplikult hävitada. Iisraelile on öeldud, et ta ei jätkaks rünnakuid Hezbollah vastu Liibanonis, kuigi meie vaenlane on juba põlvili. Nad on maas, aga pole veel lõplikult löödud. Aga just siis, kui su vaenlane on maas, tuleb tegelikult survet jätkata. Iisraelile öeldakse, et ta seda ei teeks. Nii et minu arvates on üsna selge, milline see olukord praegu on. Läheme nüüd Liibanoni juurde, kuna sa mainisid, et Hezbollah ja Iisrael on justkui piiril peatunud. Iisrael hoiab praegu, kui ma õigesti aru saan, väga olulisi kõrgeid positsioone Liibanonis, kust nad jälgivad Hezbollahd. Aga Hezbollah kohaneb. Seal käib intensiivne droonisõda. Kahjuks kaotab Iisrael sõdureid. Iga sõdur on väärtuslik. Mitte suurtes arvudes, tänu Jumalale. Aga me saame siiski pihta. Kus me praegu seisame? Kas sa saad anda meile ülevaate, kus me täna Liibanonis oleme? Jah, nii et mida Iisraeli kaitsevägi on teinud, see kõlab mulle tuttavalt. Ma mäletan, kuidas ma noore sõdurina võitlesin Lõuna-Liibanonis, olles paigutatud vanasse ristisõdijate kindlusesse Beauforti lossi, otse üle Litani jõe Nabatia piirkonna ja Arnuni lähedal. Nii et see, mida me näeme, on üsna sarnane joon, mida kõnekeeles nimetatakse kollaseks jooneks. See tähendab, Iisraeli väed on paigutatud mõne kilomeetri kaugusele piirist. See ala on veidi suurem kui see, mis Iisraelil oli aastatel 1982 kuni 2000. Mõnes piirkonnas natuke suurem. See on üle Litani jõe ja mõned osad, mis varem ei kuulunud sinna, on nüüd kaasatud. Aga oluline on minu arvates see, mida Iisraeli väed seal teevad. See ei ole see, mida Iisrael 90ndate lõpus tegi, kus Iisraeli väed olid paigutatud statsionaarsetesse kindlustesse ja põhimõtteliselt ootasid rünnakuid. Ja lihtsalt üritasid olla puhvriks Iisraeli kogukondade ja Hezbollah asukoha vahel. See, mida Iisrael praegu teeb, on tegelikult maastiku muutmine ning see teeb Hezbollahal väga raskeks kasutada selles piirkonnas midagi Iisraeli tsiviilisikute vastu nähtavas tulevikus. Kuidas seda tehakse? Lammutades infrastruktuuri, mida me oma silmaga nägime, et Hezbollah kasutas Iisraeli vastu. Ja ma pean silmas maju, mis paljale silmale näevad välja nagu tavalised elumajad. Lõuna-Liibanonis on terved külad, šiitide külad. Ashaib läänesektoris, El-Hayam idasektoris ja palju teisi. Kogu piirkond Metullahi, Eladesse ja Halaya ümbruses ning paljud teised kohad, mis nägid välja nagu tsiviilkülad, kuid tegelikult olid need Hezbollah tugipunktid, kus peaaegu iga maja oli Hezbollah kasutuses. Kas luureandmete kogumiseks, operatsioonide läbiviimiseks, Iisraeli pihta tulistamiseks või võitlejate hoidmiseks maa peal, tunnelis või kõigi nende tegevuste kombineerimiseks. Nii et see, mida Iisrael praegu teeb ja see on edaspidi taktikalises plaanis oluline osa, on lihtsalt nende alade puhastamine. Ja kui meie vaatajatel avaneb võimalus tulla Iisraeli ja näha põhjapiiri, siis ma julgustan neid seda tegema, sest praegu see maastik muutub. See muutub paremaks Iisraeli julgeoleku seisukohast. Ja nüüd tekib sinna püsivam puhvertsoon, isegi siis, kui Iisraeli väed sealt lahkuvad, mis muudab Hezbollaha jaoks keeruliseks kasutada Liibanoni tsiviilinfrastruktuuri Iisraeli ründamiseks.
see on oluline, kuid see on ainult taktikalisel tasandil. See ei ole strateegiline saavutus, sest Hezbollahal on relvad, mis on muidugi võimelised ulatuma kaugemale kui vaid mõne kilomeetri kaugusele puhvertsoonist. Ja see, mida me näeme, on omamoodi väga veniv, sisuliselt ainult paberil kehtiv relvarahu, vähemalt ametlikult täna. Liibanoni ja Iisraeli vahel on relvarahu. Tegelikult kõlasid viimati sireenid Põhja-Iisraelis täpselt 2 tundi tagasi. Ja on olnud lakkamatuid häireid ja rünnakuid. Droonid, raketid, raketilöögid Hezbollahilt. Ja nagu ma ütlesin, on ka Iisraeli kaitsevägi läbi viinud operatsioone. Suuremad sündmused ei toimu. Me ei ründa Liibanonis, me ei ründa Pekka orus. Ja kõige tundlikumad Hezbollah sihtmärgid on praegu Ameerika juhiste kohaselt keelatud. Ja see, mis meil on Beirutis ja teistes kohtades, ja. Ja meil on olukord, kus on hea tahe, on head kavatsused nii Liibanoni kui ka Iisraeli poolel, aga tegelikkus on see, et keegi ei tee Hezbollat relvituks. Liibanoni valitsus ei tee seda. Nad räägivad sellest, aga me ei näe, et nad tegutseksid. Ja Iisraelil takistatakse kasutada rohkem sõjalisi võimekusi. Olles täiesti aus ja selge, siis mina sõjalisest vaatenurgast ei arva, et on mõistlik uskuda, et Iisraeli kaitseväel on praeguses olukorras võimekus Hezbollah relvituks teha, selle laiali saata või sõjaliselt võita. See oleks ülesanne, mis võtaks tõenäoliselt aastaid ja nõuaks palju ressursse ning ma pole kindel, et Iisrael tahaks sellele praegu keskenduda. Mida ma siiski arvan, et on võimalik ja mida tuleks taotleda, on ühine strateegia. Kusjuures USA, Liibanoni riik, Iisrael ja võib-olla mõned teised piirkondlikud osapooled, näiteks Araabia Ühendemiraadid, võib-olla Saudi-Araabia, võib-olla isegi süürlased, ühendavad jõud ja keskenduvad sellele, et nõrgestada seda vähkkasvajat meenutavat rakku Liibanonis, mida nimetatakse Hezbollahaks, ning nõrgestada seda sõjaliste vahendite, Iisraeli surve ja mõningase Liibanoni surve abil. Nende võimalused seda teha on piiratud. Kuid see, mida saab sihikule võtta, on Hezbollah majanduslik infrastruktuur. Neil on eraldi süsteem, eraldi finantssüsteem Liibanonis, mis on eraldatud Liibanoni finantssüsteemist. See toetab Hezbollah toetajaid, šiite lõunas ja kõikjal, kus šiidid elavad. Neil on spetsiaalne pank Qard al-Hassan ja veel mõned teised finantsasutused. Neil on bensiinijaamad, neil on supermarketid. Miks pole seda rünnatud, Jonathan? Osa sellest on rünnatud. Ma mõtlen, et Iisraeli kaitsevägi on sihtinud raha ja kulla ladusid Tahijas. Me tegime seda sõja varajases staadiumis, kui Hassan Azaleh oli veel elus. Ma mäletan, et me isegi avaldasime selle umbes nagu kullajaht, kus Iisraeli kaitsevägi teavitas Tahija inimesi täpselt milliste hoonete all Hezbollah oma kulda ja raha peitis. Ja tahtsime näha, mis juhtub ja kui paljud inimesed päriselt prooviksid sinna minna ja selle ära võtta. Aga Liibanoni kullapalavik. Ja Liibanoni kullapalavik, El Dorado. Aga infrastruktuur pole majanduslikult piisavalt kannatada saanud. On olnud füüsilisi kahjustusi, kuid infrastruktuur on olemas. Ja ma arvan, et see on midagi, millele peaksid Iisrael, Liibanoni riik ja USA keskenduma, et nõrgestada Hezbollah võimet jätkuvalt nautida elanikkonna toetust, nõrgestada nende võimet jätkuvalt maksta palka oma võitlejatele, nõrgestada nende võimet omada seda eraldiseisvat isoleeritud võrgustikku. See pakub kütust, gaasi, meditsiiniteenuseid, koole ja raha elanikkonnale, kes nende teenuste saamise kaudu jääb lojaalseks Hezbollah'le ja jätkab nende toetamist. Seda tuleb nõrgestada ning see peab olema kannatlik ja pikaajaline lähenemine, mis avaldab survet igast suunast. Eesmärgiga lõpuks nõrgestada Hezbollahad nii palju, et Liibanoni relvajõud ja Liibanoni valitsus saaksid sekkuda ja teha seda, mida vaja, desarmeerida Hezbollah. Ilma kaotusteta, mis ületaksid nende taluvuspiiri ja ma ei usu, et see piir oleks väga kõrge,
nii et see peab olema väga madal ja hallatav arv. Kuidas seda saavutada, nõrgestades Hezbollat oluliselt juba enne? Ma usun, et see on saavutatav. Ma arvan, et see on realistlik eesmärk, mida Iisraeli riik, Liibanoni riik, USA abiga ja veel mõne täiendava partneriga võivad proovida saavutada. Ja ma arvan, et sellest oleks Iisraelile ja Liibanonile väga palju kasu ja ma loodan, et me näeme seda. Aga probleem on selles, et terroristlikud organisatsioonid ja terrorirežiimid mõtlevad pikemas perspektiivis. Nad mõtlevad pikaajaliselt, nad planeerivad pikaajaliselt. Neid ei huvita valimistsüklid, populaarsus ega heakskiidu reitingud. Nad mõtlevad pikaajaliselt. Ja mida meie, head inimesed, peame tegema, on samuti pikaajaliselt mõelda ja oma prioriteedid paika panna. Kui me korraks kaugemale vaatame ja uurime Liibanoni, Iisraeli ja kogu piirkonda, siis praegu on suurepärane võimalus tõesti lammutada Iraani kõigi aegade suurim ja tähtsaim käepikendus. Iraani režiim on oma kõige nõrgemas seisus, Hezbollah on oma kõige nõrgemas seisus, nüüd on aeg tegutseda. Tõenäoliselt ei tule kunagi paremat võimalust Liibanoni valitsusel riigi üle kontroll haarata. Neil on ainulaadne abi USA, Iisrael, võib-olla ka Emiraadid ja teised, kes on valmis aitama. Nad peavad selle võimaluse ära kasutama. Peaminister ja kaitseminister Israel Katz on olnud väga selged, et nad kavatsevad kohe pärast selle lõppu püüda ohu kõrvaldada. Nüüd, ma saan sinu jutust aru, et ilma USA toetuseta võib see olla väga keeruline. Tõenäoliselt ei saa meil kunagi olema USA presidenti või on raske ette kujutada USA presidenti, kes oleks Iisraeli suhtes soodsam kui president Trump. Siiski, ta püüab praegu veenda Ameerika rahvast, et Iraan on oluline. Ma ei ole kindel, kas me suudame neid veenda, et ka Liibanon on oluline. Võib-olla saavad nad Iisraeli varustada. Aga Iisrael, kas sa ei arva, et Iisraelil on võimekus, kui nad lähevad täie jõuga peale ja on valmis hinda maksma? Et me võiksime suruda Hezbollah'd piirini, rünnata neid finantsasutusi, rünnata bensiinijaamu, võtta ära kogu tulu, mida nad saavad ja suruda neid piisavalt tugevalt, et Liibanoni valitsus sekkuks. Jah, kineetiliste vahenditega ei. Ma arvan, et Iisrael suudab palju kahju teha, ma arvan, et Iisrael suudab Hezbollah'd tugevalt rünnata. See suudab tekitada märkimisväärset struktuurset kahju Hezbollah' juhtidele ja selle struktuurile. Me oleme juba tapnud mitu tuhat. Meie vaprad võitlejad, Iisraeli kaitsevägi ja Iisraeli õhujõud on maapinnal lähivõitluses, lähikontaktis ja muul moel olnud juba väga tõhusad Hezbollah' vastu, mis on muljetavaldav. Aga sõjalised saavutused viivad minu arvates ainult teatud piirini ja Hezbollah, seni kuni tal on šiitide elanikkonna toetus, seni kuni tal on struktuur, infrastruktuur, mis võimaldab tal eksisteerida riigina riigis. Nad suudavad, tead küll, nad räägivad tagasihoidlikumat ja tõmbuvad rohkem kaitsesse ega ole nii palju nähtaval. Nad ootavad, kuni surve nõrgeneb ja siis saavad nad uuesti esile kerkida. Ja see on midagi, mida me oleme varem näinud terroriorganisatsioonide puhul. Terroriorganisatsioonid on väga osavad varjuma. Ja siis, kui olukord on parem, laienevad nad taas, värbavad rohkem inimesi, tulevad võitjatena välja ja väidavad, et see võimas rahvusriik üritas meid võita. Aga siin me oleme. See on hea värbamiskutse. Ja seda tuleb vältida. Nii et minu arvates on terviklik surve, see tähendab sõjaline, majanduslik, poliitiline, sotsiaalne õige tee. Ja ma arvan, et me näeme veel mitu kuud lahinguid Hezbollah'ga. Võib-olla mitte sellise intensiivsusega, nagu me sooviksime, aga ma arvan, et me näeme jätkuvaid pingutusi. Ja mis puudutab seda, mida maailm sellest arvab, mida Ameerika sellest arvab, siis ma arvan, et siin on Iisraelil rohkem tegutsemisvabadust. Sest Liibanon erinevalt Iraanist ei mõjuta maailma naftahindu ega mõjuta tegelikult seda, kui palju ameeriklased tanklas bensiini eest maksavad. Ja seetõttu arvan, et Iisraelil on rohkem võimalusi seda teha. Ja samuti arvan, et eurooplased, piirkonna araablased ja paljud teised inimesed saavad aru, mis on Hezbollah, kui kahjulikud nad on Liibanoni jaoks ja kui kahjulikud nad on kogu piirkonnal. Seetõttu on olemas valmisolek või vähemalt vähem sekkumist sellesse, et Iisrael saaks asja ära teha.
Üks kõige kiiremini muutuvatest sõjanäitajatest meie ja Liibanoni vahel on olnud droonisõda. Ja me oleme näinud selle arengut mitmes etapis. See on nagu minna iPhone 1 pealt iPhone 10 peale väga-väga lühikese ajaga. Ja nüüd räägime juba fiiberoptilistest droonidest. Kas sa saad meile selgitada, Jonathan, kuidas droonide areng on kulgenud? Miks meil neid vaja oli? Miks me nüüd kuuleme, et mõlemad pooled kasutavad fiiberoptilisi droone ja miks need nii ohtlikud on? Jah, ma mõtlen, et sellel alal on toimunud nii palju ja tehnoloogiline areng, tsiviil- ja mängutehnoloogia kasutamine sõjalistes olukordades on olnud väga kiire. Ukraina ja Venemaa vahelises sõjas on palju juhtunud. Mõlemad pooled on tõesti kasutanud tehnoloogiat ja olnud väga loovad selle rakendamisel sõjalistel eesmärkidel. Ma ütleksin, et ukrainlased on seda tõenäoliselt teinud paremini, kiiremini ja tõhusamalt kui venelased. Ja ma arvan, et väiksema jõuna on nad suutnud venelastele palju mõju avaldada. Ja loomulikult, mis iganes ühel lahinguväljal juhtub, seda tavaliselt jälgitakse ning kopeeritakse või täiustatakse teistel lahinguväljadel. Nii et me näeme, kuidas Iisrael ja Hezbollah kasutavad uusi tööriistu, mis on odavad, kiired, laiendatavad ja tõhusad lahinguväljal. Relvana tead, neil droonidel on väga oluline psühholoogiline aspekt, sest see paneb tõesti maa peal oleva inimese, olgu ta siis Iisraeli kaitseväesõdur või Hezbollah terrorist end ohustatuna tundma. Või teadlikuks, et teda võib sihtmärgiks võtta igal ajal, kui ta on väljas ja taeval või soomustamata sõidukis. Ja see on raske vaimne seisund, milles olla. Tehnoloogia osas näeme me droone, mis kasutavad fiiberoptilist juhtimist, mis teeb nad peaaegu võimatuks segada, kinni püüda või häirida. Kas sa saad seda selgitada? Tavalise drooni puhul on mul oma väike juhtpult ja minu DJI lendab õhku ning eemaldub minust. See põhineb raadiosagedusel. See on raadio ja raadio töötab. Ja raadiosagedusi saab ja neid ka segatakse, neid saab segada. Ja sellist drooni saab suhteliselt lihtsalt üle võtta ja selle maa peale kukutada. Ja siis ei ole see enam ohtlik. Ja isegi Hezbollahil on see tehnoloogia, et segada ja teatud määral mitte sugugi nii arenenud tead kui see, mis on Iisraelil ja teistel riikidel. Aga jah, neil on ka see võimekus olemas. Ja fiiberoptiline kaabel on lihtsalt väga-väga õhuke, mõtle millelegi nagu juuksekarv, võib-olla veidi laiem kui juuksekarv läbimõõdu poolest. Loomulikult palju tugevam. See asub väikeses kapslis, drooni all, on väga kerge ja on paigutatud nii, et see lihtsalt vabastatakse droonilt. Ja see ühendab juhtpuldi ja drooni, kui droon on õhus. See on nagu niidirull, täpselt. See on peaaegu nagu tuulelohe. See on nagu külge kinnitatud nöör. Selle külge on kinnitatud nöör, mis edastab infot äärmiselt kiiresti, nii et väljastpoolt ei saa sellega sekkuda. See ei ole raadiosignaal. Ja selle mõjutamiseks pead sa selle nööri sisuliselt läbi lõikama, mis on väga keeruline, kui see lendab. Need droonid on väga väledad, väga kiired ja suudavad lennata suurel kõrgusel. Ma mõtlen, need ei ole strateegilised droonid, aga neid saab lennutada suhteliselt kõrgel maapinnast ja siis väga kitsastes kohtades nad on väga manööverdatavad ja reageerivad väga kiiresti. Ja kui operaatoritel on oskused ja väljaõppe, saab tabada kiiresti liikuvaid sihtmärke. Näiteks 2 terroristi, kes istuvad mootorrattal, sõidavad täiskiirusel ja üritavad põgeneda. Neid võetakse sihikule, kui nad on avatud alal. Ja me oleme näinud, kuidas Iisraeli kaitsevägi tegi seda edukalt vaid mõned päevad tagasi. Ja kahjuks oleme näinud, kuidas Hezbollah kasutas sarnaseid droone Iisraeli sõdurite vastu ajal, kui nad üritasid haavatuid evakueerida ja püüdis tabada ka kopterit. Oleme näinud, kuidas nad ründavad Merkava tanke, džiipe ja muud infrastruktuuri ning ka kohti, kus Iisraeli sõdurid viibivad majades. Kõik see toimubki. Nii et see on relv, mis, tead, ei ole üllatav, oleme sellest juba pikka aega rääkinud. Igaüks, kes tegeleb sõjaliste asjadega, on näinud ja tunnistanud kaugjuhitavate sõidukite kasvavat tähtsust.
sõidukite olulisust, olgu need siis õhus, merel või maa all. See on tõesti väga tugev suundumus. Ja mida me praegu näeme on see, et mõlemad pooled kasutavad neid suhteliselt tõhusalt. Iisrael on kasutanud droone väga tõhusalt maal, et puhastada Hamasi ja Hezbollahi maa-alust infrastruktuuri ning otsida lõkse. Ja enne kui me saadame koera või Iisraeli sõdurid alla, kontrollime seda põhjalikult droonidega. Oleme suutnud neid kasutada terroristide kõrvaldamiseks ja on olemas palju selle kohta salvestatud materjali. Ja see on alati tore näha, kui Iisraeli kaitsevägi kasutab uut tehnoloogiat ja suudab näidata, mida see lahinguväljal teeb. Ja kahjuks oleme näinud, et Hezbollah kasutab neid relvi samuti tõhusalt. Ja ma arvan, et see on midagi, mida me näeme jätkuvalt intensiivistumas. Kuni üks pooltest, ma panustaksin Iisraelile, suudab leida tehnoloogilise lahenduse, mis tühistab teise poole võimaluse seda relva kasutada. See on alati see tsükkel. Alati on olemas võistlus ründaja ja kaitsja vahel, lõhkepea ja kaitsesoomuse vahel. Nüüd tahan, et liiguksime põhjast. Teeme reisi lõunasse ja läheme Gazasse. Nii et juba mitu kuud on Iisrael jälle peatunud teise kollase joone juures Gaza sektoris. Sina ja mina tunneme Gazat hästi. Sa tunned Liibanoni paremini kui peaaegu keegi teine, keda ma olen kohanud. Aga Iisraeli väed on selle kollase joone juures Gazas ja seal on rahunõukogu, mille lõi president Trump. Ma ei ole kindel, kes seda täna juhib. Rahunõukogul on olnud rahva seas tuntud juht ja tehniline juht. Aga me oleme kuulnud, isegi väljaandes Times of Israel täna hommikul lekkinud dokument, mis väidetavalt seda ütles. Rahunõukogu juht ütles, et kui Hamas ei nõustu väga lähitulevikus relvi maha panema, siis selle raporti kohaselt ei saada öelda Iisraelile, et nad jätkaksid Hamasi vastu rünnakutest hoidumist. Kas sa saad uuesti kirjeldada, kus me täna Gazas oleme ja kuidas see tõenäoliselt areneb, kui Hamas relvi maha ei pane? Nii et Julgeolekunõukogu resolutsioon, ma arvan, et see oli 2803, kui ma ei eksi, mis on Trumpi rahuplaani ametlik rahvusvaheline versioon, 20 punkti. Aga täpsemalt, esimene punkt on see, et Gaza sektor demilitariseeritakse ja deradikaliseeritakse. See on tegevuspunkt number 1. Demilitariseerimine tähendab, et Hamasid võetakse relvad ära, nad panevad relvad maha ja loobuvad kontrollist Gaza sektori üle. Me oleme endiselt selles punktis. Tead, ma olen äärmiselt õnnelik, et meie pantvangid on tagasi kodus. Ma olen igavesti tänulik presidendi isikliku sekkumise eest, tema läbirääkimismeeskonnale, selle eest, et nad suutsid selle imelise teo korda saata ja kõik meie pantvangid koju tuua. Nii elusad kui ka tapetud. Ja esimest korda alates 2014 aastast ei ole Gaza sektoris ühtegi Iisraeli kodanikku. Ja see on fenomenaalne saavutus, mida ma arvan, et meie juudi rahvas jääme igavesti mäletama ja tänama president Trumpi ja tema meeskonda. See on suur saavutus, aga peale selle, kui me vaatame tegelikkust koha peal, siis meil on Trumpi plaan, mis paberil on täiesti hea. Teate midagi, millega ma arvan, et Iisrael võiks leppida, see oleks suurepärane Gaza inimestele, oleks suurepärane kogu piirkonnale. See suunaks nad teisele teele, teistsugusele jõukuse ja hea tuleviku trajektoorile. Aga tingimus ja kõik sõltub sellest, et Hamas oleks relvitustatud. Ja rahunõukogu juht Nikolai Mladinov, väga kogenud diplomaat ja poliitik, oli siin ka oma eelmisel ametiajal ÜRO erikoordinaatorina. Haruldane juhtum, kus ÜRO ametisse nimetatud ametniku austasid mõlemad pooled, nii Iisrael kui ka araablased, ja teda peeti tõhusaks. See on mees, kes saab asjadest aru, kes mõistab piirkonna dünaamikat. Ja ma arvan, et kui ta seda ütles, kuigi me pole teda seda ütlemas kuulnud, aga kui ta tõesti seda ütles, siis minu arvates on see väga kaine hinnang. On ilmne, et seni kuni Hamasel on relvad, ei saa edasi liikuda. Keegi ei hakka rususid koristama, ei tule ülesehitust, ei tule alternatiivset eluaset. Midagi head ei juhtu seni, kuni Hamas jätkab nii Gaza sektori alles jäänud osa kui ka seal elavate inimeste rõhumist. See on eeltingimus.
kõik sõltub sellest. Ja hea on see, et see on nüüd avalikult välja öeldud, sest paljud inimesed arvasid, tead, umbes pool aastat tagasi või natuke rohkemgi, kui see kokkulepe sõlmiti, et kõik on hästi, nüüd tuleb rahu ja tead, konflikt on lahendatud, kahjuks aga mitte nii kiiresti. Oleme ikka veel alguses tagasi. Ja Hamas on väga selgelt öelnud, nad ütlesid seda ametlikult eelmisel nädalal. Tead, me mõtlesime selle üle, nad ütlevad, ma parafraseerin, ja me ei kavatse relvi maha panna. Me jääme Gaza sektorit kontrollima ja see, kuhu see meid viib, kuhu see viib Gaza inimesi, on viletsus. See jätab Gaza sektori Hamasi okupatsiooni alla. See jätab Gaza sektori kohutavasse humanitaarsesse olukorda. Ja kõik, keda huvitab sealsete inimeste olukord, peaksid keskendama oma energia ainult ühele asjale. Vabanege Hamasist. Hetkel, kui see juhtub, avaneb võimalus positiivsete sündmuste jadaks, et Gaza saaks deradikaliseeritud ja sinna saaks kehtestada teistsuguse valitsuse. Et saaks alustada ülesehitust, kutseõpet, teistsugust haridussüsteemi, et UNRWA Gazast laiali saadetaks ja välja visataks ning seejärel rakendataks teistsugune haridussüsteem. Et Gaza elanikud keskenduksid oma tulevasele heaolule, mitte Iisraeli hävitamisele kui elu põhieesmärgile. Palju positiivseid asju juhtub. Ükski neist ei juhtu, kui Hamas ei relvitustata. Ja selline on olukord täna. Iisraeli väed on paigutatud Gaza sektorisse, lammutades kiht kihi haaval, tunnel tunneli järel. Hamas kunutas nii palju aastaid ja nii suure osa Gaza sektorile antud välisabist sõjalise infrastruktuuri rajamiseks, mida Iisraeli väed iga päev lammutavad. Kuid lõppkokkuvõte on kahjuks pessimistlik. Kui Hamas ei ole valmis relvi maha panema ja keegi neid selleks ei sunni, on Gaza sektor taas alguspunktis. See tähendab, et Iisrael on sunnitud seda tegema. See teeb selle väga tõenäoliseks, jah. Joonatan, ma tahan sind tänada, sinuga on see alati nagu teekond. Mul on tunne, me tõuseme mingisse õhuluuremasinasse, me lendame Iraani, me lendame läbi Hormusi, tagasi Liibanoni, tagasi Gazasse. Sul on nii uskumatu arusaam Lähis-Idast. Ja ma tahan lihtsalt öelda meie vaatajatele kui Iisraeli riigi esindaja, kui Iisraeli riigi pressi esindaja. Joonatan, ma arvan, et sinu selgus on kingitus juudi rahvale. Nii et aitäh, et meiega liitusid. Aitäh siiski. Ja me sunnime sind alati vaherahule tagasi tulema, nii kaua kui suudame. Pole vaja sundida. Olen iga võimaluse üle õnnelik. Ja ma arvan, et JNS teeb suurepärast tööd pakkudes teavet inimestele, kes tahavad mõista Iisraeli keerukust, head, halba ja inetut. Ei ilusta midagi, mida Iisrael või Iisraeli kaitsevägi teeb, vaid aitab tõesti paremini mõista tegelikkust, millest lääne massimeedia tarbijad jäävad sageli ilma. Kui sa kuulad ainult massimeediat, on sinu arusaam olukorrast koha peal puudulik. Olgu see Iraan, Gaza, Liibanon, Juudamaa ja Samaaria või Iisraeli poliitika. Arusaam jääb puudulikuks. Ja mida ma inimestele soovitan, on alati kasutada erinevaid infokanaleid, sealhulgas JNS TV-d ja teisi allikaid, mis annavad palju selgema ülevaate sellest, mis koha peal toimub. Ja mul on alati hea meel, kui mul on võimalus siin olla. Aitäh. Tänan sind, aitäh mu sõber.